Täna on meil kõigil ideaalne võimalus küsida Eesti oma elektriratta-brändi Alter asutajalt Mart Einpalult kõiki küsimusi. Ja Mart vastab neile ja võib-olla ütleb veel midagi kavalet siia video lõppu. Aga asja juurde. Tere Mart! Tere Markus! Alustame oma telemaratoniga. Kõike võib küsida. Räägi meile, minule ja vaatajatele lähemalt, kuidas ja kust sai Alter kui selline ratas, jalgratas, elektriline jalgratas alguse või millest see alguse sai? Kas sellega on mingi eriline lugu? Jaa, ma sain teada pärast seda, kui me olime mõnda aega olnud elektriliikurite maailmas, tegelenud elektritõukeratastega. Ma sain teada, et on rattainimesed ja on tõuksiinimesed ja siis on muidugi suurem osa inimesi, kes on autoinimesed. Aga need, kes on rattainimesed, need tõuksiinimestest väga ei arva ja no vastupidi, võib-olla on vähe pehmem see asi, aga selline tunnetus oli, et see suur missioon, mida ma olen endale ette kujutanud, et ma tahaks, et võimalikult palju inimesi loobuks mõistlikkuse piires hommikul tööle minnes autosse istumast, vaid võtaks mingi väiksema liikuri, kas ta on siis elektritõukeratas või elektriratas või ka jumala eest ilma mootorita asi. Ja teeks sellega teene nii ise endale kui ka keskkonnale, kui ka sellele linnale, kus ta elab, et oleks vähem ummikuid ja tossu ja nii edasi. Ma sain aru, et ainult selle tõuksi suunaga sinna ei saa liikuda ja suurem osa maailmast, Euroopast, nad sõidavad tegelikult jalgratastega versus tõukeratastega, eks ju. Tuli lihtsalt selline mõte, et tahaks teha elektriratast, mis on peaaegu sama hea, kui on juba üks olemasolevatest ratastest, aga ta on kõigile kättesaadav. No, elektrirattad olid vist tegelikult olemas enne kui elektrilised tõukerattad. Nende ajalugu on ju pikem. Kas nad kasutati ka sama palju või rohkem kui tõukerattad tulid, ütleme 5 aastat tagasi läbi renditurgudele või oli neid siis väga palju vähem? Sest praegu nad võtavad enamus rattakohti juba Lõuna-Euroopa riikides ära, tavaratta käest. Elektriratad siis ma mõtlen. Ja paljudes Euroopa riikides on tänaseks päevaks tavarataste ja elektrirataste müügimahud võrdsustunud. Mõni aeg tagasi oli see veel, et ütleme 10% ja nii edasi. Kui rääkida tõukerataste ja elektritõukerataste ja elektrirataste võrdluses, siis Eesti kontekstis võib tunduda nagu, et tänavapildis on jube palju neid tõukerattaid, mis on siis need nii-öelda ühiskondlikud jagamistõuksid ja ka eratõuksid. Elektrirattaid tundub, et on nagu vähem. Vanade rattariikide kogemus on täpselt vastupidine, et rattaid on meeletus koguses, elektrirattaid oli juba ka väga palju selleks hetkeks, kui alles elektritõuks hakkas ilmuma tänavatele. Ma ei oska numbreid öelda, aga see on riigiti kindlasti erinev. Eesti on selles mõttes võib-olla teises ääres, et tõuks tuli ja plahvatas ja oli järsku kõigil näha. Paljudes muudes riikides, kus see kultuur on nagu pikem, ajalugu pikem, et seal on rattaid ja kordades rohkem, me räägime 10-kordsest vahest vähemalt. Aga siit kohe võib-olla nagu personaalsema teema juurde, et mis tähendab, kas sina ise mäletad üldse, kuna sa esimest korda elektrilise rattaga sõitsid või kus see juhtus või kuna see juhtus või mis rattaga see juhtus? See oli üsna ammu, ma arvan, aga mitte liiga ammu, et ma arvan, et see esimene kord oli kui me läksime sõber Glen Pilvrega ühte järjekordset elektriliikurite nii-öelda hullust filmima ja tema tuli sinna filmimisele kohale elektrirattaga, mille nimi oli Grape. See oli eriti tavaline ratas. See oli elektriratas, mille oli disaininud Mate Rimak. See ratas liikus kiirusega umbes 70 kilomeetrit tunnis, et ta ei olnud tänava legaalne asi ja võt siis selle rattaga ma sain sõita ja see oli siuke Red Bulli kogemus, mis selle rattaga tuli. Kas siis kohe tekkis tunne, et neid peab hakkama müüma? No see ratas maksis vist 12 000 või 14 000 eurot. Seda mõtet küll ei tekkinud. Kuidas üldse on, kui tavainimene küsiks sinu käest nüüd paari lihtsa lausega, mitte üldse tegelikult sügavuti nagu ütleme siis mutri tasandile minnes, siis kuidas elektrijalgratas kui selline üleüldse toimib? Et kui sa nüüd küsid, et kuidas elektriratas sõidab, siis erinevus tavaratast ongi see, et sinna rattale on kuhugi külge monteeritud mootor, mis aitab selle rattal nagu
seda veojõudu juurde saada, et ei ole ainult sinu jalamuskel, aga elektrimootor on siis nagu juures. Ja kui on elektrimootor, siis peab olema ka aku, kus see vool tuleb ja kui need kaks asja on, siis peab olema juures veel üks tark asi, mida nimetatakse kontrolleriks, mis juhib siis seda, et kui palju voolu sealt sinna mootorile juurde antakse, kui kõvasti ta siis toetab. Ehk siis mootor, aku, kontroller ja sisuliselt ülejäänud asi on nagu tavaline jalgratas. Ülejäänud on nagu tavaline jalgratas ja Euroopa Liidus on siis see veel sõnastatud niimoodi, et elektriratas ei tohi saada sõita nagu gaasihoova abil, vaid elektriratas tohib töötada ainult niimoodi, et kui sa väntad, siis väntamise hetkel see mootori abi tuleb juurde ja kui sa väntamise katkestad, siis mootor enam ei aita, siis on nagu tavaline vabajooks. Ja kas seal on mingi kiiruslagi sellel väntamise abil? Ja elektriratastel on kiiruspiirang 25 kilomeetrit tunnis. Kuidas sinus silmis erineb Volter teistest elektriratastest? Millest ta jääb alla? Millest ta ei jää alla? Millest ta on parem? No, ta ikka... Sa mainisid juba ainult see üle 25 nii-öelda kiirusel sõitmine, et siis ta ei takesta nii palju, võib-olla kui mõni 7 korda kallim jalgratas, nagu näiteks Porsche on, aga kas seal on mingeid muid asju veel, mis nagu ütleme, tavainimene ei mõista, aga eksperdina istud, vahetad rattas, saad aru, et ahah, siin on selline, seal on selline. Või need on suhteliselt ja no alguses, kui me rääkisime, ma ei tea, võrdlusämpleriga või, et siis ma ütlesin, et see ratas võiks olla nagu paljudele kättesaadav. Ehk siis hind on selline, mis ta on jah kallim kui tavaratas, see on täitsa selge, kuigi on ka tavarattaid, mis maksavad julgelt üle 10 000 euro, aga see kättesaadavus on tal kindlasti väga paljude ratastega võrreldes inimestele ja see taskukohasus on nagu hea. Ma arvan, et see on kindlasti üks suuri plusse, kui sa võrdled, mida sa saad makstes selle 1500 või mis iganes eurot Volteri ratta eest, et mis sa selle eest saad. Et sa saad selle eest nagu väga laheda elamuse, see ratas töötab, ta viib sind ühest kohast teise. Ma arvan, see on ideaalne esimene ratas enamikele elektriratta peale üleminejatele. Kus ta veel on tubli? Meil on elektroonika poole peal üks asi, mida me ei ole üldse veel maininud, et ma ütlesin, et on olemas aku, mootor ja kontroller. Lisaks on veel seal ratta sees on need sensorid, mis annavad märku, et nüüd tuleb mootor tööle panna. Ja meie kasutame selles rattas väändesensoreid, mis tähendab, et ta nagu mõõdab, kui jõuliselt sa pedaalile vajutad. Ja ta mõõdab seda mõlemalt poolt, mõlemalt vändalt ja ta mõõdab seda kogu aeg. Nii et ta ei vaja, mootor ei vaja appi tulemiseks sellist pikka aega, nagu näiteks väga paljudel ratastel, mis kasutavad kiirussensorit, et sa pead nagu kõigepealt ennast liikuma väntama ja siis ühe suure nõksuga tuleb sul nagu mootori abi taha, nii et toimub niisugune nõksakas. Et Volteri rattal on see sõidukogemus hästi sujuv tänu sellele väändesensorile ja ta toimib niimoodi, et see nagu mootori abi juurdetulek on nii sujuv, et see kindlasti on tuntav, sest väntamine läheb kergemaks, aga seal ei ole sellist nagu järsku nõksakat juures, mis mõnikord on häiriv. Ja samamoodi selle sensori abil mootori abi lülitatakse välja, nii kui sa katkestad väntamise. Mul on kogemus ühe rattaga proovimisest, kus siseruumis ma proovisin sõita rattaga, ma lõpetasin väntamise, aga ma arvan, et umbes sekund aega ma veel tundsin, kuidas mootor täiega kiirendas mind edasi ja sein muudkui lähenes. No loomulikult siis ma nagu hirmuga vajutasin pidurit põhja, aga sellist asja ei tohiks olla. Ma arvan, et see on nagu üks keskne osa sellest, mida elektriratta kasutaja, ma arvan, et võiks otsida, et see sõidukogemus on sedavõrd sujuv ja hea. Volteri puhul ma arvan on pluss just teises kohas, see pluss on selles, et see ratas on üsna kerge. Ma hiljaaegu rääkisin ühe inimesega, kes on nüüd 2 aastat Volteriga sõitnud ja ta ütles, et esimese asjana ta on naisterahvas, et tema jaoks on väga oluline selle ratta tugevus, see, et ta on nii kerge. Et elektrirattad on sageli
tublisti üle 20 kilo, 25, isegi 30 kilo ja see inimene ütles mulle ka, et ta on tegelikult erinevaid rattaid saanud proovida ja ta ütles, et ühel juhul tegeb ERR-i tööl ja ta vist ei saa seal nagu ratast ilma tõstmata ära parkida. Et ta lihtsalt nagu, tal oli suur probleem, aga Olteri ratas, mis tal on, ta saab seda ilusti sinna tõsta, kus vaja või äärekivist teinekord on vaja üles minna, et see rattakaal oli algusest peale üks asi, mida nagu üritasime ka meie oma tiimiga võimalikult madalaks ajada. Ja kui nüüd klient ostab selle Olteri ratta ja tal on vaja seda hooldada, siis kas ta saab sellega minna ükskõik kuhu Eestimaa väiksemasse rattapoodi ja öelda, et parandage ära või tuleb seal teada kindlasti, et ma ostsin selle näiteks Voltride'ist või Euronixist või kust iganes on ju ja nüüd ainult seal tehakse seda, kuna see on elektriline või on ta tegelikult käsitletav nagu tavaline jalgrattaremont? No elektriratta puhul kõik see, mis on nagu jalgratta osad, pidurid, käiguvahetajad ja nii edasi, rehvid, mehaanika, eks ju, lenks, seal on väga palju sellist, mida iga rattatöökoda väga ilusti saab hakkama. Rehvi vahetuse puhul peab lihtsalt silmas pidama, et kui on tagumine ratas, mille rummus on mootor, siis seal tuleb kaablid lahti ühendada, ratta alt äravõtmisel tuleb olla natuke ettevaatlikum, aga muidu ei ole midagi keerukat. Kui on teemaks elektroonika, kõik need asjad, mida me oleme enne siin juba öelnud, pluss laadimispistik, pluss sisse-välja lülitamise nupp, lisaks on ka ilus suur display, mis näitab või ekraan siis eestikeelne sõna, et see näitab kiirust, aku mahutavust, et kõik need elektroonika komponendid, ma arvan, tavaline rattatöökoda lihtsalt ei ole kogemust. Et selleks, ma arvan, Eestis on ikkagi kõige parem, kui Tallinnas või Tartus Voltride'i teenindus teeb seda elektroonika hooldust. Inimene sõidab Volteri elektrirattaga, on mõnusalt sõitnud juba 30, 40, 50 kilomeetrit, palju ta on sealt kätte saanud. Päike paistab ja põmm, tal on 10 kilomeetrit koju, aga aku saab tühjaks. Mis siis saab? No, mis sa arvad, mis siis saab? No, ma küsingi, mis siis saab? Mul ei ole juhtunud niimoodi. Ja minul on. Kas siis ratas jääb seisma, läheb lukku ja ei saa enam sõita, kuna aku on tühi või? Ei, ta on nagu jalgratas, millel ei ole enam seda mootori abi. Ja nagu ma enne ütlesin, et võrreldes päris tavarattaga on väikene mootori lisatakistus, mis väntamise teeb õige pisut raskemaks, aga nagu kõik see väntamine, vabajooks, kõik pidurdamine, see kõik toimib samamoodi nagu enne. Et 10 kilomeetrit Olteri rattaga sõita ilma mootori abita, see on käkitegu. Okay. Aga nüüd pargime ta kodu juurde ära, lähme üles, paneme ta lukku ja hommikul lähme vaatame, et lukk on läbi ammustatud ja ratas on ära varastatud, eks ju. Siis kuna ta on elektroonika on seal sees, kas tal on ka mingid jälgimisseadet seal sees või? Temal ei ole kaasas tehasest jälgimisseadet, aga jälgimisseadet, ma usun, saab paigaldada, neid asju tehakse tänapäeval rattatöökodades ja tõuksitöökodades, et seda võib teha. No Olteri rattast veel rääkida, et üks asi, mis kindlasti tuleb välja öelda, et elekter ja vesi üldiselt ei sobi hästi kokku. Et igavesti jamas tuleb sellest, et ja elektroonika ja vesi samamoodi. Olteri ratas on IP-klassiga. IP-klass tähendab, et tal on nagu kindlus tolmu ja vee vastu. Ja see IP-klass on IP65, mis tähendab, et ta siis kannatab vihmasadu, veepritsmeid, selliseid asju. Ta ei kannata vee sisse uputamist ja kindlasti ei soovita Olteri ratas survepesuga pesta, seda tegelikult ei soovitata ühegi ratta puhul, seal on kett ja laagrid ja need kõik survepesuga hakkavad hävinema. Nii et niisugune vihma käes sõitmine selle rattaga ei ole mingi küsimus. Tõukerataste maailmast on teadavat, et väga sageli on probleemid, kui inimesed kasutavad seda märja asfaldi või vihmasajuga. Selle rattal ei ole see teema. Aga kas inimene, kui ta sõidab tööle, aga teise ratast näiteks on ju sisse võtta kaasa tööpäevajaks, kas ta võib selle jätta ukse taha ja kui sajab vihma, paistab päikest, siis kõik see on loomulik? Ei ole midagi. Jah, just. Kas Olter, kui see ratas siin meie selja taga on valmistatud Eestis või? Kõik see, mis nagu puudutab Olteri disaini, selle kallal on töötatud Eestis, ratas on toodetud meie partneri tehases Poolas, mis on väga tore ja professionaalne ettevõte, kellega meil on väga hea koostöö.
ja päris palju sellest, mis siin rattas on suuresti tänu nende kogemusele, sidemetele ja nii edasi, et see on olnud väga-väga positiivne koostöö. Aga sellised olid meie tänased küsimused, sellised olid vastused. Aitäh, Mart. Ja ma arvan, et mida me võime siit kõik õppida on see, et kõike ei pea minema ise poodi ostma, vaid päris mitmeid asju, ka näiteks elektrilisi jalgrattaid saab hoopiski ise hakata tegema. Nii et ise saab alati teha selle, mis endale meeldib, nii et minge tehke endale nüüd üks smuuti ja pange sinna sisse, mida iganes tahate ja mõelge, et võiks ka põhimõtteliselt jalgrattaid ise ehitada. Tšau, näeme!